$3.99 ehk siis tasuta 99, et kui neil mänedžeri tööl ei olnud, siis nad andsid meile tavaliselt tasuta süüa isegi, kuna me nii väga meeldisime neile. Minu nimi on Kaspar Süvaarg, olen Southwesternit teinud juba päris mitu suve ja hetkel olen ka müügijuht ja vastutan 20 inimeselise grupi eest. Tudengid suvel elavad siis päris Ameerika perede juures. Nende perede leidmine on siis grupijuhtide vastutus. Et ma ise olen 4 aastat juba grupijuht olnud, siis iga aasta olen käinud ka enne siis, kui meil müügikool algab Ameerikas, olen käinud USAs ja ise kohtunud nende peredega ka, kelle juurde siis tudengid elama lähevad. Ja kes need pered tavaliselt on siis inimesed, kes on ise kunagi võib-olla raamatuid müünud või kelle lapsed on siis raamatuid müünud või kes on siis kuidagi muud moodi raamatumüüjatega varasemalt siis kokku puutunud. Eelmine aasta elasin ühe väga ägeda pere juures, elasime ühe väikse linna lähedal, täitsa niimoodi nende farmis või talus ja nemad oli selline pere, kes ma arvan väga hästi näitas ja õpetas samamoodi, et mida tähendab kõvasti töö tegemine. Et kui mina hommikul ärkasin, siis nemad olid juba tööle läinud ja kui õhtul koju jõudsin, siis nad olid vahetult enne jõudnud ja juba magama jõudnud minna. Et neil endal oli selles samas siis väikses linnas, kus mina oli ka võimalus töötada, oli siis neil enda äri, et nad müüsid murutraktoreid ja remontisid neid. Et selline väga põnev pere oli. Ja kokkuvõtteks ka vanemana, et grupijuht on alati siis meil raamatumüügis kõige olulisem inimene. Et tema vastutada on siis see, et kõigil tudengitel oleks turvaline, kõigil oleks koht, kus tööd teha ja ka koht, kus elada. Ja selle jaoks Southwesternis paneme hästi palju rõhku ka siis grupijuhtide treenimisele, et nende treening algab siis juba veebruarikuust ja see on siis iga nädalane, kus meil ongi erinevad kohtumised ja töötatakse väga palju ka üks-ühele nende inimestega. Ja tudengid, kus me töötame siis suvel Ameerikas, ongi siis tegelikult üle kogu Ameerika. Et tudengid töötavadki suuremates linnades, töötavad väiksemates linnades ja mille järgi need alad valitakse on see, et päris metropolidesse kedagi koputama ei panda. Et üldiselt siis, kus tudengid töötavadki on näiteks, kui on mõni suurem linn, siis nad töötavadki nende samade linnade äärealadel, kus siis perede protsent on kõrgem. Ja Ameerikas me siis kortermajades ei koputa, et koputamegi eramajadele. Et kui tuua näiteks Tallinnaga näide, siis Tornimäel või kesklinnas me ei koputa, aga koputamegi näiteks Nõmmel või Pirital. Tööpäevad on meil ägedad, et hommikuti kella 7 ärkame, käime külma duši all ja siis kui duši all käidud, siis lähme alati hommikus sööma, et sööme tavaliselt majast väljas, et oleks kergem juba liikuma saada. Ja siis näiteks see suvi sõimegi sellises ägedas nagu Ameerika filmist võtta Dineris, kus siis ongi sellised vanemad prouad, kes seal on ilmselt terve elu töötanud, kuskil 30-40 aastat ja teadsid kõiki kliente nimepidi. Et meie käisime seal kuskil 1,5 kuud söömas ja lõpuks neil olid omad naljad meiega ja me ei pidanud enam ütlemagi, mida me süüa tahame. Ja esimesest suvest võib-olla selline lõbus näide ka tuua, siis käisime Taco Bellis söömas ja siis need klienditeenindajatel oli selline asi nagu $3.99 ehk siis tasuta 99, et kui neil mänedžeri tööl ei olnud, siis nad andsid meile tavaliselt tasuta süüa isegi, kuna me nii väga meeldisime neile. Aga nüüd, kui hommikusöök on söödud, siis läheme sealt edasi tööle enda siis müügialasse ja töötamegi siis hommikul kella 9 õhtul kella 9 välja. Üldiselt siis päev jaguneb 3 erinevaks osaks. Hommikuti me proovimegi siis kätte saada neid samu peresi, keda me eelmine päev olime kohanud ja siis kella 12 kella 5 töötame täiesti sellist uut ala ja kogume uue ala kohta informatsiooni. Ja siis õhtut pärast kella 5 seda kutsume Craviks, et see on selline kõige magusam aeg, kus siis emad, isad on kodus ja on selline lõbus, et istumegi tavaliselt kõige rohkemate peredega maha ja sellel ajal tavaliselt tuleb ka kõige rohkem kliente.
et selline lõbus aeg tööd teha. Ja siis, kui tööpäev on läbi, siis lähme koju ja siis nii tegelikult on ka hommikuti tudengitel, kes siis esimest korda seda teevad, on treeningkõne, siis kogenuma tudengiga, kes samas grupis on ja siis õhtuti tehakse samasugune kõne, et antakse siis tagasiside päevast ja kuidas see päev läks ja iga tudeng saab alati siis ka nii-öelda treeningut nii hommikul kui õhtul. Ja enne magamajäämist alati kodus siis sööme ja räägime mõne laheda loo nii-öelda enda päevast siis ka toakaaslasele. Ja siis kella 11 jääme magama ja algabki uus päev. Jah, ikka tudengitel on suvel ka vaba aega. Kindlasti seda vaba aega ei ole nii palju, nagu tudengitel on Eestis, et sõpradega õhtuti iga õhtu kinos käia või videomänge mängida poole hommikuni. Aga kuidas suvel nii-öelda välja näeb, on siis see, et me esmaspäevast laupäevani töötame ja siis pühapäevad on meil siis nii-öelda töövabad päevad, aga siis pühapäevati saame alati grupiga kokku. Ja nende nii-öelda miitingute siis eesmärk on ka see, et suve alguses võimalikult palju aidata just nii-öelda noorematel tudengitel õppida töökohta ja paremaks saada, et nii-öelda aidata neid siis müügiga käima. Ja siis teises suve pooles tavaliselt on meil siis nii-öelda pühapäevati väheke rohkem aega ja siis üritamegi alati grupiga midagi põnevat teha ja kultuurilist ka. Et ma ise näiteks olen tudengitega veeparkides käinud, üks aasta käisime korvpalli muuseumis või nii-öelda kuulsuste halli muuseumis, et see oli selline põnev asi. Ja tudengitel endal üldiselt ongi siis pühapäeva õhtuti päris mitu tundi aega, et kes kuidas seda tahab kasutada, et kes teeb tavaliselt trenni või kes nii-öelda tegelebki rohkem siis nii-öelda uue nädala ettevalmistamisega, täitsa olenevalt siis tudengist. Aitäh! Tavai!